Keskerakonna venekeelses lehes, mille peatoimetajaks on Allan Alaküla, võis täna esiküljel näha marssivaid natse ja pealkirja "Nad marsivad taas". Seest leidis artikli pealkirjaga "Ansip Velliste ja uued natsid", mis rääkis fašismi väidetavast taassünnist Eestis, kus on kujutatud natsisõdur Andrus Ansip ja Mart Laar. Artiklis kirjutatakse, et Keskerakond on ainus reaalne jõud, kes suudab peatada uute natside marsi ja vältida kodusõda. Edgar Savisaare reaktsioon artiklile oli üllatav. Kas te olete lugenud Keskerakonna ametlikku venekeelset väljaannet? Mida te mõtlete? Seda. Ja kas te nõustute hinnanguga? Kuulge, see on teie välja mõeldud. See on ametlik teie välja mõeldud ja te olete praegu tulnud rahva ette meid lolliks tegema. See on Keskerakonna ametlik Seda nalja tehti Isamaaliidu peakorteris. Te olete ikka jõuluvana rollis veel praegu. See on meie välja mõeldud. Kui meie oleme välja mõelnud Keskerakonna ajalehe. Isamaa ja Res Publica Liit pöördus Kaaposse. See on otsene Eesti riigi vastane aktsioon Keskerakonna poolt algatatuna. Mida arvab artiklist Andrus Ansip ise? Mina usun Eesti rahva mõistusesse, nad ei võta tõsiselt niisugust möga. Nad ei võta tõsiselt sellist möga. Kas te olete Savisaarega sellel teemal rääkinud? Ei. Kavatsete rääkida? Ma kavatsen kõigepealt läbi lugeda selle artikli, ehkki ma juba ütlesin, et minu meelest ei peaks peaminister niisuguse artikleid isegi lugema. Kui keegi käitub koera kombel, siis ei tähenda seda, et ka mina peaksin laskma 4 käpakile ja hakkama klähvima. Keskerakond distantseerus tänase artikli ilmutanud ajalehe Bravo ja Pravda detsembri numbrist ning teatas, et lõpetab selle nimelise ajalehe väljaandmise. Skandaalile vaatamata poseerisid Savisaar ja Ansip täna koos ülejäänud valitsusliikmetega ühiselt jõulukuuse ees ja kiitsid valitsuse tööd. Ma olen tähele pannud seda, me oleme hakanud justkui üksteise mõtteid rohkem lugema. Samal ajal avaldati õues meelt, et Andrei Filatovile kodakondsust ei antaks. Valitsus otsustaski Vene ärimehele eriteenete eest kodakondsust mitte anda. Valitsus langetab oma otsused konsensuse alusel ja Filatovile kodakondsuse andmises konsensust ei olnud. Põhiline vastuargument temale kodakondsuse andmisel on avalik arvamus. Ta on ikkagi suur investor, ta on Eestis loonud palju töökohti, ta on toonud siia palju raha sisse ja kahtlemata seda kõike tuleb hinnata.